Tere kõigile ja tahan teile näidata sellise uhke motiivi heegeldamist. Seda motiivi kasutatakse iiripitsis ühe põhielemendina. Neid iiripitsi motiive on muidugi väga palju, on suuremaid, väiksemaid, erinevaid, aga seda motiivi nimetatakse teokarbiks. Ja ma tahaksin teile siis selle heegeldamist nagu näidata. Nii, kasutan ma sellist lõnga. See on, tellisin ma selle Temust. Nimetus on tal Baby Yarn. Siin on kirjas ka Cats Love Yarn, et kassid armastavad lõnga. Ja koostiseks on kirjas 60% siidi, 20% villa ja 20% kašmiiri. 50-grammine tokk. Lõng ise on väga pehme, siukene nahale hästi mõnus, natuke kergelt läikiv, siidine ja igal juhul minule see lõng tundub, et väga meeldib. Nii, kasutan ma heegelnõela 3,0. Lõngajämedust ma tõesti öelda ei oska, sellepärast et Temus selle kohta info puudus ja puudus ka see, et kui palju siin dokis teda pikkuselt on. Et ta ei ole just kõige jämedam lõng, aga ei ole ka kõige peenem. On küllaltki sellise nõrga keerutusega, ketrusega, selle tõttu natuke keerulisem heegeldada, aga saame hakkama. Alati kui ma heegeldama hakkan, siis ma võtan lõnga siit doki keskelt. See nüüd iga kord ei taha väga hästi õnnestuda, et vahest tuleb võtta päris suur punt ja tõmmata välja, et saada see keskelt kätte, aga selle eeliseks on see, et dok püsib paigal ja ei hakka hüppama ja kargama ja on hästi mugav nagu seda lõnga kätte saada. Nii, ja alustamiseks ma vaatan nüüd kõigepealt, kas ma ikka olen ilusti kaadris. Okei, olen küll. Nii, et ma olen seda videot üritanud siin teile teha. Vähemalt 3 või 4 korda ja ikka olen tükkinud kaadrist välja minema. Loodame, et see kord õnnestub. Nii, ja alustuseks siis on nii, et paneme lõnga näpu peale ja keerame 5 korda ümber näpu. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd lükkame nõela siit alt läbi, keerame ümber nõela ja tõmbame lõnga ära ja kinnitame selle ära ilusti selle aasa. Nüüd võtame maha näpu pealt ja hakkame seda ringi mööda heegeldame 13 kinnist silmust, et saada siuke ilus ring. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nii, ma kontrollin veel korraks, et kas ma ikka olen kaadris. No ikka vist tundub, et olen. Nii, nüüd edasi hakkame heegeldama ainult tagumistesse nendesse aasadesse. Esimesed jätame maha, ei puutu ja ainult kogu aeg heegeldame tagumistesse silma aasadesse. Ja teeme terve ringi kinnissilmuseid selliselt, et 2 esimest on lihtsalt kinnissilmus järgmistesse aasadesse ja edasi terve ringi kasvatame nii, et ühte silma läheb 2 kinnissilmust. Nii et esimene kinnissilmus, nii, siis teine kinnissilmus ja nüüd hakkame kasvatama. Nii, 1, 2, siia
ühte samasse kinnissilmusse, samasse aasa. Nii et on 3, 4, jälle kasvatame, 5, kasvatame, 6, kasvatame, 7, kasvatame, 8, kasvatame, 9, kasvatame, 10 ja ikka tagumistesse aasadesse ja igasse silma 2 kinnissilmust. Nii 11, 12 ja 13. Nii, saime terve ringi ilusti peale. Siin meil on üks see saba, mis meil oli algselt, selle me lõikame ära. Nii, nüüd järgmine rida, me läheme edasi poolsammastega. Ja poolsambaid saab teha 2 moodi. Üks meetod on see, et võtad lõnga nõela peale ja tagumisse aasa me paneme siis selle ja tõmbame siit läbi ja tõmbame kõigist 3 lihtsalt lõnga läbi, 3 silmast. Aga mina siin ei kasuta sellist varianti, vaid teen selliselt, et esimesest silmast siis tõmban läbi lõnga ja esimesest aasast tõmban läbi, näete, ja siis 2 tükki peegeldan läbi. Nii, ja veel korra, veel korra jälle silm läbi, ühe esimesest aasast peegeldan läbi ja 2 korraga. Ja nüüd meil on 2 poolsammast siin. Nii, nüüd võtame ühekordse samba, teeme järgmisse silma. Nii. Ja nüüd heegeldame igasse silma 2 poolsammast ja 5 korda järjest. Nii et me kasvatame nagu 5 korda järjest. Et näete, 1 poolsammas, samasse silma veel teine poolsammas. Nii, saime ühe kasvatuse. Jälle järgmisse silma 1 poolsammas. Oi, läks maha. Nii, oi, siit läks. Näete, ongi see on see keerutuse moment, et ta on nii nõrga keerutusega, et tükivad need maha minema need lõngakiud, aga tuleb ja tähelepanu, nii 1 poolsammast ja samasse silma veel teine poolsammas. Nüüd on meil siin 1-2 poolsammast juba kasvatatud ja nii teeme 5 tükki. Jälle 1, 2. See on 3. kasvatus. 4. poolsammaste kasvatus ja 5. saab ka kohe nüüd ära. Nii. Nüüd meil tekib selline, et läks sujuvalt siia üles suuremaks ja läks ilusti selline rida, et läks laiemaks. Nii, nüüd teeme 2 aassilma. 2 aassilma. Ja tuleme alla siia esimesse sellesse kohe silma ja madal silmaga tõmbame selle, kinnitame siia ära. Toome ta nagu alla selle, et tekib selline kaar. Ja nüüd teeme 2 madal silma järgmistesse 2 silma. Nii et 1 madal silm ilma kasvatuseta ja teine madal silm, ei kasvata praegu. Nüüd teeme 2 kinnissilmust järgmisse 2 silma, et jälle ei kasvata. Nii, 2 kinnissilmust. Nüüd teeme 1 poolsamba ilma kasvatuseta. Nii, ja 1 samba.
Nii. Ja siis teeme veel aassilmusse. Nüüd meil näete, hakkas minema ilusti jällesi kõrgemaks, see läheb sujuvalt ülesse kõrgemaks. Ja nüüd hakkame tegema nuppusid. Ja nuppusid teeme me nii, et võtame ühe korra lõnga nõela peale, järgmisest silmusest, tagumisest aasast tõmbame läbi, tõmbame ülesse pikalt, võtame jälle peale, jälle teist korda tõmbame läbi ja veel korra peale ja kolmas kord tõmbame läbi. Nüüd tõmbame kõigist nendest silmadest lõnga läbi ja kinnitame selle ära. Näete, saime siukse ilusa nupu siia. Ja teeme ühe aassilmusse vahele. Ja neid nuppusid teeme me 6 tükki. Näete jälle lõng peale, 1 kord, 2 korda ja 3 korda. Ja eegeldame läbi ja kinnitame ära ja jälle 1 aassilmus. Nii, veel kord 1, 2, 3 ja eegeldame läbi, kinnitame ära ja 1 aassilmus. Nii, tõmbame lõnga ette. Meil on siin 1, 2, 3 nuppu juba. Nii, 1, 2, 3 ja kinnitame ära ja 1 aassilmus. Nii. Hästi rahulikult tuleb seda tõmmata läbi, et muidu ta tükib mõne silma lahti laskma. Nii 1, 2, 3, 4, 5 nuppu ja veel viimane nupp ka. Niimoodi. 1, 2 ja 3 ja eegeldame läbi, kinnitame ära ja nüüd on nii, et me saime 6 nuppu. Näete, tuleb ilusti siit jookseb 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja nüüd teeme 3 aassilma. 3. Ja nüüd siin see eelmine, kõige viimane, mis see silm on siin, sellest võtame läbi ja siis näete, siin on olemas, lõng kukus maha, siin on selline läbi eegelduse lõng. Et me võtame sellest viimasest silmusest ja sellest lõngast, näete 2 tükki nii, ja eegeldame siit läbi ja selle viimasest silmusest endast tõmbame veel korra läbi. Ja näete, meil tekib selline ilus nupp siia serva, et tekivad need nagu teokarbi, need nupukesed. Nii, ja nüüd me peame tegema, eegeldame kuni siia selle nurgani, kus nii palju, kui meil neid ühekordseid sambaid oli, lõpuni kõik need nupud. Aga kuna see töö tükib natukene, kui me kõikidesse silmadesse eegeldame, natuke nagu lokkima minema, siis alati peale seda esimest ma jätan ühe silmusse ainult 1 kord, jätan vahele ja eegeldan siia järgmisse. Edasi eegeldan kõik silmad täis, et ei jäta ühtegi vahele. Aga ainult 1 kord jätan seal ühe silma vahele ja siis ta nagu ei hakka lokkima. Jälle 1, 2, 3, jälle siia selle nupu kinnitame ära. Nii, ja saame me siia ilusa siukse nupukese siia ülesse, näed. Näed, hakkab tulema ilus siukene nuppud. Nii, ja nüüd me peame siis terve selle ringi siit täis saama. Võtame, teeme siis need ära. Nii, 1, 2, 3. Kinnitame siit läbi. Ja tõmbame samast silmast läbi. Nii, 1 lõng peale, 1 kord lõng peale, 2 korda lõng peale, 3 korda tõmbame silmadest läbi, kinnitame ära, 1, 2, 3 aassilma.
kinnitame selle nupukene, väike kaarekene tekib meil siia, mis moodustab siis sellised ilusad nupud siia serva. Jälle lõng peale, 1 lõng peale, 2 lõng peale, 3, tõmbame ilusti kõikidest silmadest läbi, kinnitame nupu ära ja jälle 1, 2, 3 silma, viimasest silmast, siit lõngast läbi ja ilusti kinnitame selle nupukese ära. Nii, tõmbame lõnga ette endale ka. Lõng peab vabalt jooksma, siis ta ei hakka seda tööd tugevaks kiskuma. Et kui lõng ilusti vabalt jookseb, siis on töö ka pehme. Et algajatel tükib see töö alati minema niisuguseks natukene jäigaks, aga üritame heegeldada pehmelt, et ilma kakkumata. Ma tõstan selle lõnga vasakule käe poolele. Jälle lõng peale, 1, 2, 3, nii ja 1, 2, 3. Nii, ja teeme selle nupukese ära. Nii, nüüd ma näitan teile, kui me siin hakkame heegeldame, siis kui seda nupud on, me peame tõmbama, siis nagu see aas siin venib nagu väga suureks ära ja jääb mulje, et kuidagi venib välja. Aga seda ei maksa üldse lasta häirida, näete, ta läheb äkki päris suureks. Et tegelikult siis, kui me teda natukene, 1, 2, 3, natukene sikutame tagasi, siis ta läheb täiesti normaalseks tagasi ja ei ole mingit probleemi temaga. Et näete, et siin natuke tõmmata, kaob see löntis aas ära. Nii, jälle 1. No näed, kuskile kiu taha jäi. 2 ja 3. Nii, saame siuksed ilusad kohevad nupud, mis tekitab selle teokarbi tunde, et nagu selle reljeefi. Nii, jälle 1, 2, 3, 1, 2, 3. No nii, ei tulnud läbi, okei. Ja osakesi ära. Jälle 1, 2, 3. Heegeldame läbi. Kinnitame ära ja 1, 2, 3. Nii. Et kui on selline lõng, nagu minul siin on, no näete, siit juba mul tekkis mingisugune kiud kuskile jäi ripakile, siis on, no näed, sellisel puhul, kui jääb siukene kiud ripakile, siis mina soovitan, et töö oleks korrektne, tõmmata üles ja otsida üles, kus see kiud nüüd jäi maha, sest muidu muutub see töö selliseks lihtsalt koledaks. Ennemini tõesti tõmbad ühe selle aasa tagasi aga et jälgida seda töö korrektsust, et eks see ilu nõuab ohvreid. Kui meeldib lõng, siis lihtsalt kasutad teda aga kahjuks jah, et on väga palju lõngasid, kus on hästi, noh, näed, midagi läks mul jälle maha, et on lõngasid, kus on hästi hea keerutus peal ja siis on väga mugav heegeldada, nii et ma soovitan, kui on algaja inimene, et siis et pigem ikkagi võtta selline tugeva keerutusega lõng, et on endal mugavam heegeldada, et see ei ole just kõige mugavam heegeldada, aga noh, saab hakkama. Samas on ta hästi mõnus ihule, et lihtsalt siis tulebki nagu selle ohverduva heegeldustamisele.
midagi ei ole teha. Tuleb ära kannatada. Nii 1, 2, 3. Ma ise olen eegeldanud hästi palju kaisukaid, laste mänguasju. Et see jakk on mulle nagu uus väljakutse nüüd Iiripitsist, suvine jakk. Ja ma tahtsin nagu jagada teiega seda teekonda, et kuidas ma siis sellega nüüd hakkama saan. ChatGPT käest küsisin, et palju ma peaksin neid motiive tegema. Sellist selgest vastust ma sealt ei saanud. Aga ta soovitas mingist põhimotiive, mingi 4-5 põhimotiivi teha nagu natukene rohkem. Siis tuleb teha lõige paberist ja see paberist lõige siis kinnitatakse peno aluse peale ja tagurpidi siis pahupidi pannakse motiivid selle lõike peale nööpnõeltega kinni ja siis lihtsalt töö käigus vaadata, et palju siis on vaja juurde. Et Iiripitsil kasutatakse hästi palju erinevaid motiive, et on põhilised suured motiivid, mingi 4-5 põhimotiivi, õigemini kuskil 5 või 6, ma arvan, et on neid põhisuuri motiive. Ja siis on täidisseks, on igasuguseid väikseid nöörikesi ja 1, 2, 3 nöörikesed ja nupukesed ja siis see ühendatakse pärast võrguga ja seda võrku siis erinevad koolkonnad teevad erinevalt, et osad eegeldavad selle võrgu sinna vahele, aga osad siis nõeluvad. Nii, ongi mul viimane nupp siin teha. Saimegi selle rea lõpuni. Nii, 1, 2, 3. Ja viimane kinnitame, teeme selle ära siia selle sakikese üles. Nii, nüüd me jõudsime rea lõppu ja nüüd me teeme 2 aassilma siia. Ja tuleme siia alla esimese silma juurde ja madal pistega jälle, madal eegeldusega, madal silmaga eegeldame ta kinni. Nüüd on näha, et on selline ilus spiraal tekkinud. Et nendest esimestest eegeldamata silmadest on siin ilusti pealt näha selline ilus spiraal. Ja nüüd me hakkame eegeldama kinnissilmustega mööda neid aasasid ja teeme siit kuni 1 ring ja lähme mööda spiraali kuni ja teeme teise ringi ja natuke peale. Selle lõppu siin saba jätame eegeldamata, et kuna see siin enam väga välja ei paista, et näete siin ka, et ta nagu seal sees ei ole enam oluline, et me eegeldame ta kuskil siiamaani, näete siit 1 ring ja teine spiraali pealt nii teise ringi siiani ja seda enam ei hakka tegema. Esiteks on seal ta väga ebamugav ja ta on ka väga ebaoluline. Nii, nüüd me keerame töö siis endale natuke teise nurga all kätte. Võtame selle silma nüüd siia peale tagasi. Ja need on lihtsalt kinnissilmused, et ei olegi midagi muud. Võtame ta sellise nurga all endale kätte, et meil need aasad oleksid olemas. Ja alustame siit esimesest aasast kohe ilusti kinnissilmustega minema. Ja ilusti pehmelt eegeldame, ilma et me midagi kisuks. Ja lähme ringiratast, õigemini mitte ringiratast, vaid mööda spiraali. Nii. Oih, midagi jäi juba taha. Nii. Minu neid kaisuloomasid, kui te soovite näha, saate vaadata minu e-poest. E-poe on Ene Aksel Art, art nagu kunst, eneakselart.ee ja seal lehel on siis minu kaisukad ja muud käsitööd
ja on ka väga palju minu ema maale. Minu ema on 92-aastane ja maalib hästi usinasti ajaviiteks, mis sel vana inimesel ikka teha muud on. Ja olenemata oma kehvast silmanägemisest on ta päris produktiivne oma maalidega. Ja siis mingisuguse osa ma siis panin sinna poodi müüki, nii et kui keegi tunneb huvi või tahab ka osta, siis julgelt vaadake, tutvuge siis nende piltide ja ka minu kaisuloomadega. Seal on ka palju võtmehoidjaid ja kotikaunistusi, mis on sellised väiksemad, need ripatsiga ühesõnaga kaisukad. Nad on amiguruumi tehnikas tehtud ja neid on päris palju seal, mida saate vaadata ja uurida, et need kotikaunistused on nagu tänapäeval laste seas päris populaarsed, pannakse ripatsiga koti külge. Ripatsid on äravõetavad, et juhul kui tahetakse lihtsalt kaisuloomaks, siis saab need ripatsid ilusti küljest ära võtta ja kui keegi soovib, siis ripatsiga koti külge panna või võtmehoidja külge, siis on see võimalik. Nii, ja nüüd me siis saame, ühe ringi tegime ära juba neid kinnissilmuseid. Nüüd teeme teist ringi. Näete, et tekib siin ilusti selline, ilusti see ring siia peale. Nüüd on meil vaja veel see teise ringi lõpuni ära saada. Kohati on ta üsna ebamugav siit kätte saada, aga ei midagi hullu. Saab ilusti hakkama. Et need aasad on siin ilusti ees vabad ja neid saab kinnissilmustega siis ilusti ära kinni õmmelda, heegeldada. Nii. Natuke veel. Ja veel mõned. Oi, see vist sai nüüd valesse kohta. Samasse silma kahte nagu ei tahaks. Nii, no teeme siit. See on nüüd täiesti nii, et ei ole üldse oluline, et kui te nüüd teda heegeldate neid, et neid lugeda ja et kas see on nüüd üks silm siin rohkem või kaks silmat rohkem nagu tunde järgi, et see nagu ei määra midagi. Ja nüüd viimane lõpp tõmbate selle silmuusse läbi, tõmbate natuke pikemaks ja lõikame ära. Nii, tõmbame selle silma kinni. Võtame heegelnõela siit tagant välja üles ja tõmbame lõngad teisele. Ei tulnud. Tõmbame lõngad teisele poole. Nii, ja saimegi sellise ilusa teokarbi. Nii, aga suur aitäh teile ja kui teile meeldis see video, siis pange meeldimine ja hakake minu jälgijaks. Suur aitäh teile!